2 korda on sõber Jürikene mulle sellise käru keeranud selle Tallinki hotelliga, laseb mul terve hotelli akna ära pesta, korraldab mulle korraliku spa-päeva, aga laseb mul kogu selle lõbu ise kinni maksta ja nüüd ütleb, et sõbrake, tule muga vähemalt sööma, ma heastan sulle kõik. Teate, mõistus keeldub uskumast, samas nagu süda ütleb, et tegelikult võiks sõbrale veel viimase võimaluse anda. Ja ma ei saanud aru, kell on 10 hommikul, igatahes Jüri pidi muga siin kokku saama ja mina ei luba ennast nüüd küll takistada, ma võtan kohe taldriku täis ja hakkan sööma, sest mine tea, mis jälle juhtuma hakkab. Mina ei lase enam Jüri oodata, ma hakkan kohe sööma. Tere sõber, mis sa teed? Mis sa teed, miks sa sööd? Sa ei ole ju jumala hoidku klient siin praegu. Ma ei saa aru, mis sa räägid, ühesõnaga. Mina olen ju tegelikult Tallinkis pooleldi töötaja. Ma ju tasun tööga selle eest, et ma saan siin ööbida. Mis tähendab seda, et ega siis töötajad ei ole klientidega koos hommikusöögilauas. Vastupidi, me hakkame praegu võtama selle toidu, mis siit on alles jäänud kõik klientide poolt. Ja teeme sellest omakorda oma töötajatele süüa. Tule. Sellise hunniku võtsid endale. No, ma ei tea. Siin on tegelikult ju niimoodi, et see toit kõik, mis siin on, enamus kasutatakse ära. Nii et sa saad ühest suurepärasest asjast üldse osa ja siis me teeme sellest, mis siin alles jäi, teeme omakorda toidu ja see läheb alles töötajatele lõunaks. Siin on ka sulle riided. Niimoodi. Tööd on päris palju, me peame kõik need toidud ruttu ära koristama, sellepärast, et bufee on läbi. Kliendid on juba läinud spa-mõnusid nautima või linna peale. Tule siia, ma hakkan sulle näitama, kuidas asjad käivad. Meil on kiire. Tervist, Jüri. Tervist. Ainult üks viil juustu on alles jäänud. See võiks iga hommiku niimoodi olla, siis oleks kõik üli hästi. Siis oleks meil bioloogiline jalajälg üli väike. Aga tegelikult siin hotellis ongi ju niimoodi, et te kasutate nii palju toitu ära kui võimalik. Me oleme Green Key hotell ja siis me, et seda jalajälgi vähendada, me kaalume hommikuti sööki, mis tuleb bufeelauast tagasi ja mis tuleb külalistelt tagasi. Ja palju bufeelauast tagasi? Bufeelauast on praegu niimoodi, et on 5–10 grammi inimese kohta tuleb tagasi toitu. Seda on ju väga vähe. Seda on tõesti väga vähe. Kus suurem ports tuleb? Suurem ports tuleb sealtpoolt. Külalistega kahmavad kõik täis, nad ei jõua lihtsalt ära süüa kõike. No näe, ehe näide. Siin ma võin teile öelda kohe. Julge 700 grammi toitu praegu, mis läheb tegelikult prügikasti. See on väga häbiväärne tegu, et keegi sellise asjaga hakkama sai. Mis sa teed praegu? On ju, võtame nüüd rahulikult, räägime, mis nüüd saab. Robi, tule ka kuule lähema. Jaa, Robi tuleb ka kuulama meid. Salati teeme valmis ja siis kõige tähtsam. Siit teeme korraliku banaanikeeksi. No igal juhul, hakkame siis ruttu süüa tegema. Töötajad ootavad, mis ma siit veel ka, sa võtad pirni, eks ole. Robi, sa said, ma arvan, ülesanded kätte, eks ole. Too siis ilusti meile toit järgi, me oleme hakkame süüa tegema. Ja väga ebaviisakas, et see niimoodi terve laua, et siit toitu täis, me peame teile kõik ära viskama. Ai. Jälle, raisk! Põue. Mees päris mitu korda ikka ei käi. Sassi teed? Ai, ole nüüd sõbrakene. Pane ikka ilusasti kõik siia riiuli peale, niimoodi on ju palju mugavam. Sa saad järjest rohkem asju tuua. Ühesõnaga me ootame seal, me hakkame valmistama siis juba banaanileiba. Too ilusasti ära, vaata, et midagi maha ei kukku. Võtan selle kaasa, see läheb kohe salatisse. Ühesõnaga, super töö. Mul on nii hea meel, et sa tulid. Aitäh, kallis. Ja. Banaanijook. Siit nüüd on vaja tegelikult 6 küpsenud banaani. Pole üldse küsimus. Kui palju on siis nii-öelda neid pereliikmeid, kelle pärast sa pead ka veel lisaks hoolitsema? Sõltuvalt hooajast hakkab kuskilt, ütleme, 100 tuuri ja läheb siin 150-ni välja. Aga selline mõtteviis tegelikult, ma usun, et kõigini veel jõudnud ei ole, eks ole? Ei ole, kahjuks ei ole. Nii et päris palju tegelikult visatakse paljudes kohtades ära. Maailmas toitu läheb raisku ikka meeletus kogustes tegelikult. Sellest me püüamegi siit oma väikse jalajälje siit anda igal juhul. Kõik Tallink hotellid teevad meil niimoodi. Sprotid läksid hästi peale inimestele. Hommikusöögi bufee on nii tore, et kõik asjad on olemas, mis mulle maitsevad. Ja neid võidaks ju piiramatult süüa, aga ei saa. Tule aga siia poole. Sinna jah, ma lähen siis järgmiste järgi kohe, jah? Just. Juba mees kohal, super, salatikraam, mõnus. Kas midagi on veel? Too need soojad toidud ka ära, eks ole. On ju? Näed, keegi vähemalt aitab siin majas. Aitäh! Millegipärast ma usun, et see Kutšakov ei vabanduma eest täna. Mis see siin on? Puder. Sendelen ära. Panen või vaikselt sulama siit. Keefiiri meil siin. Labised küll niimoodi, et võib ümber kukkuda. Siin on puder. Niimoodi, sellest kusjuures jahutame maha, hommikul sellest teeme mõnusad pannkoogid peresse. Ja peresse selles mõttes, see tähendab siis nagu Tallinki perre, kus meie oleme. Ja
Toi tore kuulda, ma veel on tuua. Suur köök on, ma ei ole vist hotelli köögis varem isegi käinud, ma olen kuidagi väiksemates restoranides, me oleme käinud küll, aga tegelikult see on meil ülemine köök, meil on veel alumine köök, kus on ettevalmistusköök. Seal veel tulevad kõik konverentsitooted, mis lähevad teise korruse konverentsi, hommikusöögi ettevalmistused, alakaardi ettevalmistused, see on tegelikult väljastusköök meil. Siin tehakse asjad valmis. Just, 4 muna, 150 grammi suhkrut, munad tuled siia, kontrollime, et pole pahaks läinud. Meie kasutame ainult õrrekanade munad. Nii, mulle meeldib see ka, et peakoka tempo on hoopis teistsugune kui võib-olla mõnes teises kohas, kus ma olen käinud ka restoranis. Seal on kuidagi aega, võetakse rahulikult, seletatakse, aga praegu on tempo peal, meil aega ei ole. Hommikul kell 7 alustame, õhtul kell 11 lõpetame. Tehke järgi. Või ära sulanud, järel sulamine käib siin. Põhiline on see, et ta ei tohi väga kuumaks minna. Siia segame kokku kõik kuivained, ehk siis jahu, sooda, sool, vaniiljesuhkur, küpsetuspulber, kaneel, kreeka pähkel. Okei, mitmele inimesele sellest koogist jagub praegu? Kuskil 30 inimesele. Ma pole nii suurt kooki kunagi varem teinud. Ahju 180 kraadi ja kuskil 25-30 minutit. Nii. Paneme natukene õli põhja. Et ei jääks kinni. Täpselt nii. Kõik äärad ka ilusti kokku. Kõik puhtaks. Sõbrakene. Kas ma seda virsikut või toinsit süüa praegu? Ei, siin köögis me praegu ei söö. Kui vaid, siis on vaja maitsta, aga me oleme elus virsikut maitsnud küll. Tubli töö, ma saan aru, et sul on kõik tehtud, jah? No praegu tehtud, jah, aga ma süüa saan. Mida? Kas mina saan süüa midagi? No räägime sellest siis, kui asjad nii kaugele on jõudnud, et kõigepealt tuleb söök valmis teha. Sulle oota natukene. Teeme kerge salati ka lõunaks, teeme isegi 2 salatit. Väga hea. Ühe teeme niukse tummisema ja teise teeme niukse kergema salati. Tänud. Nii, super. Kes siia peresse siis kokkuvõttes kuuluvad? Kas need on ainult teenindajad ja kokad või tegelikult käivad kontoriinimesed teil lõunal siin? Tegelikult käivad meil kõik. Meil on niimoodi, et suvateenijad, teenindajad, kokad, kontorirahvas, kõik tänu hotellitöötajatele on hommikusöök meil tasuta lõuna. Ja siis natukene maksavad siis kontoritöötajad. Ahah, et asi oleks ikkagi parlanksis. Täpselt. Paneme hoogi ahju. On kui mõnus, nagu selline sauna kuumus tuli vastu. Kontrollime kraadi üle, 180 kraadi. Ja nüüd mingi aeg hakkame hambatikuga proovima. Täpselt nii. Nii, töö on tehtud. Olgugi, et pettunult, siis vähemalt kohe saab süüa. Siin on meil nüüd valmis pere jaoks tehtud selline mõnus värske salat ja sellest tuleb nüüd ka salat. Teeme niisuguse tummisema, sinna paneme siis veel majoneesi, juustu, siis on eri struktuuriga. See ei olegi nii liht. Ei ole. Aga juba tipp-topp ju. No nii, proovime ka või? Parem võttes alla. Ma pean antsima kohe. Seda Super. võid leiva peale määrida või täitsa niisama kohe võtta. Vaata, ponsikud jäid ka veel natuke järgi, sõõrikuid. Paneme need ka natukene ilusama selle aluse peale. No näe, super. Töö nagu enne muiste. Auväärsed sõbrad, me oleme kogunenud siia ahju ette. Et oodata seda signaali, mis annaks meile märku, et äkki on kook valmis. Võtame ta tagasi välja. Oi, kui ilus. Selline korralik päts, vaata, ei ole isegi murenenud. Mitte midagi. Nii hästi kokku segatud, eks ole. Nüüd paneme tikku sisse korra, vaatame, mis see teeb. Näed sa midagi siin? Mitte midagi. Mis see tähendab? See on valmis. Kook on valmis. Kook on valmis. Super. Lähme serveerime ära. Täpselt. Me sööma. Kolleegid juba mõnusasti istet võtnud. Nii, ma olen ilusasti ladunud teile ka pontsikutorni, nii et laske heal maitsta. Hakkame Super, sööma. tänud Jüri sulle. Super, aitäh teile ka. Vägev. Nii, et hakkame pihta. Kaua teil läks? Oi, kuule, sõbrakene. Unustasin sulle öelda. See siin on kõik reserveeritud praegu töötajatele ikkagi ja sina ju töötaja ei ole. Ma ei saa sind kahjuks lubada siia lauda. Ma loodan, et sa annad mulle andeks. Ära üldse muretse, aga ma olen väga tänulik sulle, et sa täna aitasid meid. Nii et ma panin sulle siia väikese lauakese ja mine sinna, ma toon sulle kohe toidu. Sinna, siia kõrvale, jah? Mine sinna, istu julgelt. Ma kohe tulen. No ei saa midagi teha, ei ole. Nii, sõbrakene. Ma hoidsin alles kõik selle toidu, mis sa hommikul endale valmis panid. Sellepärast, et see on ikkagi Green Key hotelli, me midagi ära ei viska. Sa saad need ikkagi ära süüa ja siin need pontsikud, neid on 5 tükki. Nii et tõesti, lase heal maitsta. Ja otse loomulikult ma olen nõus andma pool enda banaanitükist ka sulle ja ma olen tõesti väga tänulik kõigi nende suurepäraste tegude eest, mis sa sel hooajal oled omalt poolt mulle siin sõbrale pakkunud ja aidanud teha. Aknad puhastasid ära, pakkusid mulle lõppkokkuvõttes suurepärase hetked siinsamas spaas. Aitäh sulle nende eest ja aitäh, et sa täna ka hommikul mulle appi tulid, nii et... Ei, ma tõesti tänan sind. Tõesti, ma ütleks niimoodi. Ei, no tõesti. No nii! Ilusat lõunat kõigile! Ilusat lõunat ja head isu! Mõnus, värskelt pressitud mahku. Tundub tore.